No nii, tšau Tiia. Tšau. Jaa, me oleme teate kui lahedas kohas nagu Tudulinna ja. Ikkagi linnas. Jah, vaata. Ma ütlen küll nagu mitte kellegi maal, aga tegelikult teate, mitte kellegi maal on lahedaid tüdrukuid. Esiteks siis see, et me Tiiaga tunneme üksteist kuidagi, mis ma võtan, mis aastakäik sa oled. No meil on ikka vanusevahe. Tema on suurem tüdruk kui mina, ütleme siis vanem tüdruk kui mina. Aga kunagi ma vaatasin Tiiat väikse tüdrukuna alt ülesse ja nüüd me oleme siin sama kahekesi räägime ja ühesõnaga teate, okei, lähme asja juurde on see, et see, mida Tiia teeb, siis mina ei teadnud, et Tiia seda teeb. Ja kohe ta hakkab rääkima, mida ta teeb, aga see tuli kõik niimoodi välja, et Tiia tahtis oma numbreid teada, onju. Ja. Kus sa said minust teada üldse, et ma neid asju teen? Facebookis tuli esimest korda, tuli teist korda, kolmanda korraga mõtlesin, ei, ma pean ikka vist vaatama sind. Okei, kas oli üllatus ka, et Merike teeb sellist asja või? Oli muidugi, Ahah. loomulikult oli. Ja siis pidi natukene jälgima, et vaata, mis asja ta teeb, onju. Ma hakkasin, mis mulle meeldis, miks ma hakkasin sind jälgima, oli sinu lihtsus. Sa rääkisid kuidagi väga lihtsalt, arusaadavalt ja selline väike kiiks oli juures ja mulle väga meeldis, siis hakkasingi jälgima. Kas sa ise ka numeroloogiat oled enne jälginud või uurinud? Astroloogiat? Olen kunagi, siis oli vaata need tähed ja numbritega, aga väga ei kõnetanud. Ma viskasin pilgu peale, uurisin, vaatasin ja sinna tema jäi. Ega siis pole ime, vaadake, mis meil selja taga on, onju. Et minul ei ole sellist vara või sellist asja minu kodust ei leia. Mul on üksikud kivid, kusjuures teate, ma pean ikka näitama ka, ma tohin Ja, näidata, mis sellist ma ei täna ole sain, näha. onju. Ma näitan kohe selja taga, ma näitan siis, ega Tiia ei lase ühtegi minema, kui ta ise ei saa midagi ka kaasa. No ma olen nagu mega õnnelik selle kõige üle, et need on minu uued aksessuaarid, aga lähme piilume natuke selle selja taha ja siis te saate juba aimu, mis asi see on. Ma näitan siis siit ja kusjuures muidugi teie, kes te kõik sellega juba ka ise tegelete, siis kommenteerige, mis teil kodus seal leidub. Aga siin karbis seda sa ei näinud. Ei näinud, näete, nüüd läheb mölluks Siin alles. karbis mul on terve karp toori mineraal. Siis ma pean pärast ise vaatama, näete jah? No vot, sellised asjad meil. Ja kas sa saaksid viidata sellele, mida sa kaugseanssidel kasutad? Sa näitasid mulle enne. Ja nii saua, mäekristalli saua ja seda kuuli. See on, teate, see meenutab seda Harry Potteri, seda 18, mäletate, siis ma ütlesin ka, et aga 18 on praegu lihtsalt siia pandud, aga need on nii lahedad. Võta veel korraks kätte, näita neid. Nii, siin on mäekristalli kuul ja siin on ametüstikivid. Väga lahe, issand, kui huvitav. Ja. Kas seda praktiliselt siis, okei, lähme, ma küsin hiljem seda, mis ma tahtsin küsida. Kuidas sina kristallideni üldse jõudsid? Ma käisin ühel, kas oli koosolek või? No ühesõnaga, seal oli palju inimesi ja mul oli mäekristall siin. Ja täditütrega käisime ja siis ma tundsin, et see läks hästi kuumaks. Mul hakkas siit soe, läks hästi kuumaks. Räägin Annele, et kuule katsu. Jumala tuline. Ja sõitsin õhtul koju ja niimoodi lõi torked südamesse. Mõtlesin, issand, sure veel tee peale ära ka. Hingasin ja ikka torgib. Ja siis hakkasin mõtlema, mul on see mäekristall, mis kuumaks läks. See nüüd annabki mulle seda impulssi siia. Jõudsin koju, teen arvuti lahti ja mis ma näen? Kristallteraapia kursus. Niimoodi läkski üks asi rullus teisele. Uskumatu. Ja muidugi ma regasin kohe ära. Ja siis esimese kursusega oli niimoodi, ma pikalt ei räägi, aga esimese kursusega oli küll niimoodi, et tegime selle esimese kursuse ära. No nii, võtke nüüd kristallid, see on selle jaoks, sest me pidime ju praktikat tegema. Ja mind hakkas kohe trigerdama, et no jah, nüüd ehitas oma äri üles ja nüüd müüb kristalle, tead. Ja koju sõitsis, mõtlesin, kuidas ma teen seda teraapiat, kui mul kristalli ei ole. Loomulikult ma pean ju ostma. Ma siia küll teen selle esimese kursuse ära, siis vaatame, mis edasi saab. Aga mul sattus imeline inimene, kes oli vaimustus, kes sai kohe abi esimesest korrast. Ja jaga seda kogemust. Mul oli vaja praktikat teha ja siis ega inimesed ei teadnud kristallimaailmast midagi siin. Kes teadis, kes ei teadnud.
ja siis hakkasin kutsuma inimesi. Kuna ma teadsin, et tal on põlvedega probleeme, ma ütlesin, tule proovime. 4 korda oli vaja teha. Ja siis tuli siia, tegime selle esimese teraapia ära, ma ütlesin, kükita. mul on siin see lauakene. oi, ei, ma ei saa kükitada, ma ei saa pärast püsti. noh, ja siis ma ütlesin, ole rahulik, et näed, siin on lauanurk, tõmbad püsti ja mina aitan ka. Kükitas maha, tõusis püsti, kükitas uuesti maha, tõusis uuesti püsti. mina vaatan, huvitav, miks ta nüüd 2 korda kükitab. nägid või? Nägid või? Tiia, kas sa nägid või? Mida ma nägin? Ma tõusin püsti, ma räägin, mis tahtsid pikali visata või pididki püsti tõusma ju. ei, mul ei olnud valus, ma sain püsti. Ja siis kõnnib mul siin toas, käib niimoodi nagu toonekord. vaata, mis ma saan teha. ma räägin, kõnnid ju. ei, vaata, ma tõstan põlvi. Ja siis ma ei saanud üldse põlvi tõsta, mul oli nii valus. okei. Siis ma ütlesin, kuule, rahune maha nüüd. minul on vaja praktika ära teha. et ära lollita. ma tahan teada tõtt, ära aja mulle mingit jama siin. ei, päriselt. Ja teate, siis ta läks ise nii õhinale, ta nagu paisus kohe hästi suureks ja ta oli nii õnnelik. Ja siis läks trepist alla ja ma küsin, et no kuidas oli, mis asi oli, trepist alla minna. Liikus jah. jaa, ta läks juba meelest ära. ma sain trepist alla minna. Järgmine päev ütles, et terve öö magas, ütles, ta oli nii rahul. Et ja siis ma mõtlesin, et ei, ma pean ikka. See ongi arvatavasti see lugu, et vaata, kui sa teed seda, mida sa armastad, noh, sinu uus armastus, ütleme, need kristallid ja kõik värgid on ju, sest sa tajusid ju siin, et midagi toimus. Ja siis praktika käigus ka, kui see on nagu uus asi, nii nagu minul numeroloogina, kui ma tegin ühe kliendi ära, ma toon oma näite ja siis sul samamoodi, eks ju, siis on see, et noh, mis nüüd mina vaata, noh, ma lihtsalt niimoodi vaikselt ju siin kõpitsen ja proovin ja sul ka kindlasti oli siis see, et ma ei tea, mis asja, siis päriselt, et siis on tegelikult peale seda tuleb ikka hea tunne küll sisse. või kui hea tunne ja eriti veel, kui sa, keegi abi saab ja meile öeldi kohe, et vähemalt 3 korda on vaja teha. 4. kord siis tuleb see lõõgastus. Oleneb inimesest, 5-6 korda võib ka teha, ma olen teinud. Aga et esimese korraga, ma olin, vau, päriselt. No on enne ka olnud niimoodi, üks tädi käsi ükskord siin ja siis ka põlvedega. Siis ta vaatab mulle otsa, kõik käed puus. No. Ma ei tea, mis siin toimub, aga normaalne see ei ole. Tagasi ta ei tulnud. Aga midagi toimus siis tal ka? Ja põlvevalu läks ära. Issand. Aga kas ta oli siis alguses juba väike skeptik, kui ta tuli või? Jaa. Aga kuna ta kuulis teiste käest, et ta on abi saanud, siis ta tuli proovima. Aga ta oli skeptiline. Jaa, kui huvitav, sest vaata, mina kui tulin ka täna siia, siis me jõuame sellest ka, mis minul täna siin toimus. Või me vaikselt valgustame. Siis tegelikult üldse hakkas kõik sellest pihta, et Tiia tuli mulle siis analüüsi soovima ja tead, kui ma ikkagi nägin su kirja ka, mis sa ei saanud mul niimoodi, et Tiia soovib analüüsi, no nüüd see peab olema nii hästi tehtud, saad olema eriti ühtegi viga. Ja siis ma mõtlesin, et mis sul viga on? Saad aru, nagu mul hakkas, ma seda sulle ei ole rääkinud, on ju. Mul hakkas väike stress, sellepärast, et nii nagu ma ütlesin, lapsena ikkagi ma vaatasin Tiiat altpoolt ülesse, ikkagi sinna tädi Tiia, mingi aeg, kui ma juba jõudsin sinna teismeikka, siis oli kõigis savi, vaata, siis lihtsalt käisin nagu rullnokk ringi, on ju. Kelleskist ei hoolinud. No olin selline päriselt ka, mul on ka omad jamad. Eks me kõik oleme olnud. Sina ka või? Issand kõudne. ja siis saime need asjad tehtud ja siis, kui ma sain aru üldse, millised võimed sul on, ma veel rääkisin ka, et kuule, vau, kui sul peab minema ja siis Tiia ütles, et ei, tema neid vau asju ei hakka tegema kõik, aga ütles, et aga tead, Merike, no ma siis näitan, millega ma tegelen ja siis sellega seoses mõtlesingi, et ma pole kunagi kristallteraapiat ei ole saanud, olen kuulnud. Ja siis, kuna nüüd tulin siia kodukanti, nii et täna me oleme siin 16.07, kui keegi juhtumisi nüüd satub siin olema, siis tulge, võtke nööbist kinni, siis Tiial muidugi, mitte minul. Ma olen veits hõivatud, aga Tiial saab küll võtta nööbist kinni. Pärast kontaktid näete siin, sest suvel niikuinii tegelikult liigute ringi, nii et kontakte pärast jagame. Nii, lähme asja juurde tagasi. No tegelikult see, kes teil siin juba pikalt kanalil on, siis ta ju teab, et ma hüppan vahepealt siit sinna, nii et
ja mõte läkski mujale, nii, ja siis ma ütlesin, ma tahan seda kogemust saada. ja see kogemus oligi väga huvitav kogemus. See oli selline asi, et kui ma tulin elukaaslasega, nii et temale ütlesin ka, et tema sai siis oma põlveprotseduuri, ma pole veel väga ei tea, kuidas tal läks, aga aga põlveprotseduur oli mitte ainult kristallidega, vaid ja selle lambiga. ja seal oli meil abiline. Ja kas saab abilise nime ka ütelda? saab ikka, ma arvan. no sina pead ütlema. Mina pean ütlema. ja Kui Anu tuli aparaadiga, tal on üks lamp, millega ta siis ravib nagu liigeseid. Ja siis, mis ta sulle rääkis veel? No mina olen abi saanud nagu liigestele ja Tiit sai puusale. ja siis ta ütles, et õlas ka, ma seda enam ei mäleta, mis ta ütles, aga keegi, kellel oli siin õlas mingi probleem, sai ka abi. jah, aga ja siis me otsustasime, et Annu tuleb oma lambiga siia, et siis ta saab seda lampi hoopiski. ja siis ta sai veel mingit Ja kristalli siis Annu juttu. tegi veel kristalli seda peale ja tegi seda valu kerimissauaga. sest ja minu elukaaslane ütles, et tema selliseid asju üldse ei tea, mis asi see ja ma ütlesin, et kõige tähtsam, ole avatud, võta vastu ja ongi kõik, rohkem siis pole vaja midagi Ja teha. ongi huvitav nüüd teada, mis õhtul on. ja eks ma siis mingisugustes videos teile siis räägin, jagan seda. ja siis, kuna Tiia nii vingete asjadega tegeleb, siis ma ütlesin, et ma soovin ka seda siis, mis vähegi võimalik on ära katsetada. aga siis teate, ma tulin siia 15 enne 10, on ju, me hakkasime 10 pihta. praegu on kell 12, ma arvan, julgelt võin ütelda, et vist see minu protsess on toimunud mingi 1,5 tundi. 1,5 tundi, jah. ja siis siia mahtus siis kristallteraapia. Reiki tegin viimasena, Ja. siis Access Barsi ja siis tegin sulle reikid peale, sest et 3 ühes, sest et ma olen nii hea. nalja teete, te ei kujuta ette, mis siin toimus, selles mõttes selleks ei olnud valmis ei Tiia ja mina absoluutselt ka mitte. Anu lihtsalt hüppas platsi, hakkas otsima, mida Anu tegi. Anu blokeeringuid puhastas sul. ja seepärast, et siis, kui Anu tuli veel kampa, näed, ihukarvad tulevad ülesse, et siis hakkas mingi asi toimuma minu sees, protsess. ja siis me olimegi niimoodi, et kolmekesi olime kambas ja ma väga hästi, nüüd kui hing Fekeli kogemata kuuleb, siis sina tegid mulle ka ühte seanssi seal esmaspäeval, nii et ma arvan, et meid oli siin 4. ja vot edasi ei räägi, nii selleks, et aru saada kõigest sellest, siis palun käige ka neid teraapiaid katsetamas, proovimas, testimas ja olge hästi avatud. Ja, aga sinu puhul on see, et kuna sa oled energeetiliselt hästi võimas, sellepärast sul ka mõjub kõige kiiremini, kõige paremini. Et igalühel ei mõju nii ruttu, mõni peab ikka 3 korda käima siin, 4 korda käima siin, et midagi toimuks. ja see siis mina ütlen, et miks Tiial need asjad nii hästi ka minuga toimusid, sest meil oli täiega connection, et meil kohe nagu me olime kõik avatud raamatud, kohe hakkas nagu toimima kõik see lugu. siis Tiia kood, ma räägin koodist ja siis ütlen veel ka seda, et elutee number on 11. ehk siis vaadake, see nüüd tähendabki seda, et kui sul on elutee number 11, siis sina oled nende oskuste, nende võimetega, kui sa lased endale seda vähegi ligi tulla. et see meistrnumber ehk siis 8, 9, 3, 2, 4 on edukuse kood, kellel on siis sama või sealt mingid numbreid, siis teadke, et ka teil on see võimalus olemas. et nii, siis mis ma tahtsin minna ühte kohta. Mõõtsime siis, Tiia ütles nüüd seda, et energiaväli oli mul suur. äkki sa räägid, miks seda üldse vaja on teada ja miks seda tehakse, kas mingi protseduur sellega on? Ja see on aurameeter. Kui keegi tuleb, siis ma mõõdan aura välja. Ja kes on väga tühi sellest aurast, see ongi füüsiliselt ei jaksa, emotsioonitu või vastupidi jälle, kes on väga närviline. Et kui su aura on auke täis, siis ta võtab igasugust negatiivseid asju sisse ju. Ja et see aura terve oleks vaja seda aura välja kogu aeg puhastada ja siis oma energiakeskusi puhastada, siis hakkab see energia liikuma. Kas seda aitab siis ka, issand, aga vaata nüüd te ei kujuta ette, kui suur minu auraväli on, see pole ime, kui te olete. See oli uskumatu ja. Aga no ime ka mitte, ta on ühe juures teise ja 3. juures käinud ennast puhastamas, nii et see oli ka jah. See oli tegelikult nii koom, seepärast, et mina ei saanud aru, mida need Anu ja Tiia hakkasid tegema kahekesi.
vaata, siin on see valge, siin on see kuul otsas. ja, see kuul pidi ära lendama, see käis küll ja. kiiresti siin. ja siis sellega oligi nii huvitav, et siis ma muidugi tahtsin näha, et mis asi see on, et kutsusime mu elukaaslase ka, siis Tiia seletaski, mis asi see on ja miks seda vaja on, et kes on vestlusõhtudel käinud, siis te saate aru, et kui te tulete sinna ruumi koos minuga, siis te olete tajunud, et siin on midagi teistmoodi. Nüüd Tiia täiesti tõestas oma, mis see siis oli? Aurameeter. Aurameetriga, et selline asi on olemas, nii et teie ka, kes näiteks teete neid asju, mõõdate või teete teraapiaid ka, palun kommenteerige, jagage seda, et sina võib-olla teed Põlvas seda, võib-olla keegi teeb Pärnus, Viljandis, jagage kontakte ja samamoodi ka baars. Et see oli ka, ühesõnaga kogu see süsteem oli niivõrd mega, et ja see reiki sinna lõppu, ehk siis ma sain sellise laengu, et ma veel ei tea, mida kõike sellega teha, sest me hakkasime praegu tegema podcast'i ja siis vaatame. no reikit ei olnud plaanis alguses teha ju. jah. Aga... miks sa otsustasid teha? Sellepärast, et jõuda siis maa peale tagasi minuga, rahustada. mis on reiki eesmärk üldse? puhas valgus, armastus. No eks reiki ju kristallidega panen kristallid peale, aga reiki on ju puhas, no ütleme, kanaldus ja siis universumist kätega. see on üsna sarnane oli nagu baarsiga, sa tegid mingid võtted, aga baarsis siis läheb punktide peale on ju. ja baarsil on peas 32 punkti, siis ma puudutan neid punkte on ju. Aga reiki on ikka, ma alustan peast ja kõik need energiakeskused käin läbi. ja siis samas need kristallid, kuidas sa neid kristalle sinna peale valid? tunnete järgi. ja sest mingis protsessi käigus mina ma vahetan vahepeal. ja ma tajusingi ja ma saingi aru, siis ma hoidsin silmad kinni, sest alguses ma mõtlesin, et 1,5 tundi, no õigemini tund, aga ma ei tea, palju sul üldse oli plaanis teha minuga. Tund. Üle aja läksime. jah. ei, mis sa teed? lihtsalt vahest on vaja. ja aga siis mingil hetkel tajusin ka mina, et ma tahan mingit abi saada ja siis Tiia hästi kihvtilt ka toetas, seepärast et vaata, kui sa hakkasid mulle mingeid lauseid ütlema, siis mul oli juba endaga oli natukene siin puntras ja siis ma ütlesin ka, et Tiia, aita mind, kui sa mäletad. sa said vist kohe aru, sest mul hakkas nagu ära sõitma see süsteem ja siis oli nii huvitav, et mina tajusin ka, et ma tahan mingit tuge saada, vaata kuhugi ja siis sa väga kiiresti hakkasid tajuma, et mida on vaja. et näe, külmavärinad tulevad jälle, tõtt räägime siin kõik, see oli lihtsalt niivõrd huvitav. see oli huvitav jah, ma ei ole varem kogenud sellist asja. on olnud, aga mitte nii võimsalt. ehk siis jagage ka kommentaare, kes on saanud teraapiate käigus siis teatud mingisuguseid kogemusi, et see on hästi kihvt, et julgustada rohkem ka üksteist aitama, sest tegelikult nii nagu ma numeroloogiliselt olen vaadanud, siis paljudel on nagu megavõimsaid energiaid ja patt oleks mitte neid jagada, sest me oleme ikkagi tulnud üksteist aitama. jah, absoluutselt. jah, aga siis küsimus nüüd seesama, mis see meeter oli? Aurameeter. Aurameeter, kas on ka niimoodi, et sa mõõdad inimest siis enne seanssi ja pärast seanssi? jah. Okay. ja siis ma näitan inimesel ka, kui palju on nüüd siis seda aura välja puhastatud tal. et see on mul abiks ka, kui ta tuleb siia ja tal ikkagi see auraväli on nagu väga miinuses või ütleme 0, siis ma pean lihtsalt rohkem tööd tegema. Ma tean, et tal on, aga kellel on nagu see auraväli okei, tal on muud probleemid, füüsiline valu või et siis nagu ma saan juba teistmoodi tegutseda. Okay. nii hea spikker. ja see on sama nagu siis mina edukuse koodis on ju, näen koodi ära, sinu puhul ka, teen mingid järelduse ja siis lihtsalt suhtlen ja siis ma saan juba vaikselt aru, kas sa oled miinuses või plussis, siis ma oskan ütelda näiteks, kui inimene küsib mu käest, sinu juurde ju tulevadki kõik abi järgi või sellest ikkagi tahavad midagi tuge saada. minuga vahest lihtsalt niisama keegi tšillib ja kui eriti närvi ajab, siis ma küsin, et kuule, et millal see sünnipäev sul oligi, vaata, et siis ma arvutan kähku ära, mõtlen, okei, tasu jännata, peaks kiiremini saba tõmbama, et mis see siin ikka, sest vaata, mina ju ei suuda eriti inimest aidata, kui inimene ei küsi mult abi, sinu puhul siis tuleme, mina tulin ka siia. siis küsimus, et Anu oli, ütleme siis minu protseduuril ka tegelikult üks väga hea abiline. ja vot kuna sinu protsess läks ikka nii suureks käima, siis Anu nägi ja tuli kohe appi.
et kui palju te Anuga koos teete ja kas te üldjuhul käitegi näiteks ka kuskil väljas või teete kodus siin? Me oleme siin minu juures teinud, vaata seal kogukonnas ma andsin selle toa ära, et kuule, mis oleme siin minu juures teinud. Aga ja, me oleme Anuga käinud tutvustamas kristalle küll ja nii mõndagi on juhtunud. Positiivselt ma mõtlen. See ma täiega usun, üldse ei kahtle, sest see on omaette kogemus. Aga seda ma ütlen ka, et kui ma siia tulin, siis kohe oli tajuda, et siin on mingi täiega teine maailm. Ja sa ütlesid, et ma ei ole esimene, kes seda ütleks. Siin kõik nagu, siin kaob ära ajataju absoluutselt. Mingi pingelangus ja sellised asjad tekivad. Kui keegi saadab sõnumi, küsib, et kuule, kas paki ära tõid, siis siin nagu, mis päev täna on, issand, mis kell on, see täiega nagu kõik on kadunud. Nii, siis tahad sa äkki tuua mingisugust juhtumit veel või mingit selles suhtes mingit kogemust? No käisime, ma räägiks võib-olla selle Anuga, kui käisime kristallteraapiat tutvustamas ja siis ma nägin ühte naisterahvast, kes istus, oli näha, et tal seljavalud on ägedad. Ja siis tegime tutvustava asjanduse ära ja siis ma küsisin, kas sa tahaks proovida. Ja siis ta ütles, et hullemaks minna ei saa. Ja siis seal ühel oli siis massaažilaud olemas seal ja hakkasime Anuga temaga kallal tööd tegema. Ja ta tõusis püsti ja jälle esimese korraga ja ütles, et appi, kus mu seljavalu kadus. Ta ütles, ma tunnen, aga sellist valu, kui ma siia tulin, siis ta kahtles, et kas ta üldse jõuab sinna kõndida. Et ta oli selg nii läbi omadega. Ja siis ta hakkas käima meie juures ja ta tahtis mind ja Anut. Mitte ainult mind, mind ja Anut. Ja ta käis ikka iga kevadel ja iga sügisel siin. Ja huvitav oli see, et ta vahetas töökohta ja siis, kas ta käis 3. korral või? Ütles, et ei kujuta ette, ma ei saa seal töötada. Kuidas ma võisin enne nende muttidega koos olla ja pläägutada ja teisi taga panna? Ütles, tead, ma ei kannata üldse enam seal olla. Vaata, siis see, mis sa ütlesid, ma vaatan sinna, näitan sinna nurka, sest seal ma pidin seisma seal nurgas, vaata, kui sa seda aurat. Aurameetrit tegin. Kas see võib ka nii olla, vaata, kui see aura, niivõrd see aura väli nagu puhastub, siis muutub ju mõttemaailm. Absoluutselt, muidugi. Ega sul ju selle kristallteraapiaga ju kõik need, sul hakkab ju see meridiaanidest tead sa kindlasti. Et sul hakkab kõik see jooksma ringi, sul plokid kaovad ära, sa hakkad nagu, sul tuleb mingi teine mõte pähe. Issand, ma ei tea, kas ma sugulasi ära tunnen. Ja siis, no ongi, et tema ütles ka, et ma hakkasin inimesi teise pilguga vaatama. Ja siis ta ütles, et enam ei kannatanud negatiivseid inimesi. Enne ta oli ise samasugune. Ja siis ma tegin talle paarsi ja Anu ei saanud tulla ja siis ma tegin talle paarsi. Õhtul helistab mulle. Tead, ma ei tea, mis mul viga on. Aga mu pea on täielik tühi, nagu tühjus. Mina muidugi ehmatasin ära, mõtlesin, et issand jumal, mis ma nüüd selle paarsiga tegin. Kustutasid selle mälu ära kõigi? Ei, rahu, kõik on hästi, et mul on nii hea chill olla, mul on nii hea rahulik olla. Tuligi töölt ära ja nüüd ise teeb toitumisnõustaja. Issand, kui huvitav. Ühesõnaga, teate, mis mul nüüd tekkis idee, muidugi kui see kõik niimoodi võiks minna, sina võiksid olla ka mul näiteks ka koostööpartnerite listis täiesti või siis see, et ma tulen sellest kindlasti rääkima. Vaadake, nüüd need, kes saavad need analüüsid, kes käivad videotes vastuvõtul ja nii edasi, teie ka nüüd, kes te nüüd praegu ennast ära tunnete, kus Merike ütleb, et sul on nii palju, saad aru, seal hingemissioonis see asi kõik kirjutatud, sul on nagu tšütt-tšütt puudu nagu nõksukene veel, siis mina usun millegipärast, vot peale sellist seanssi tuleb nagu see vastus tuleb enda seest arvatavasti, siis midagi toimub, et mitte see, et nüüd tulge Tiia ütleb teile, mis nagu asi on, aga Tiia lihtsalt täiega laseb sind usaldusse ja tähendab toimetama siin. Vaata, kui huvitav. Ja siis see ongi niimoodi, et sul nagu hakkab, nagu ma ütlesin, sa hakkad teistmoodi mõtlema, sa hakkad tajuma teistmoodi ja tema kirjutas ka, ütles, et absoluutselt nagu teab nüüd, mis teha ja mis ta tahaks teha. Selle nagu enesekindlus tuleb. Ja, et ta ütles ka, et ise
ta sai aru, et ta peab ise tegutsema. no ikka, kes siis ja, veel. ja et keegi ei saa talle öelda, mis ta tegema peab, aga ta ütles, et tänu teile, et siis ma sain nagu selle tõuke. Jaa, ma vaatasin praegu korraks selja taha, siis ma mõtlesin, kus mu ehted on, mis asja, kuhu Tiia pani need asjad. oota, aga räägi, mis sa teed siin? Siin on mul selline laadimisalus. ahah. nii, ja siia ma siis puhastan ja laen neid kristalle. ja siis ma puhastasin tingshadega sinu kaela, kees on roosa kvarts on ju. Ja siis puhastasin ära ja nüüd las nad laevad nii kaua, kuni me jutustame siin. no vot, seepärast, et me oleme siin nii ära turvatud igasuguste kristallidega ja siin on selja taga nii suur selline kristalliteraapia. See raamatud on kapi peal, mis raamatud need sellised on? no vot, ma käisin kristallteraapiat õppimas, siis anti meile raamatud. ega see ei ole niisama. Siis need pidid 1, 2 ja 3. mul on seleniiditeraapia ka. sa võid näidata rohkem siia kaamerasse, tõsta natukene ettepoole ükshaaval. Seleniiditeraapia on mul ka, see on see sissejuhatav osa. Ja, kas sa näeb. näitad tagurpidi või? ei, meie näeme tagurpidi. ja siis see on teine osa. käisime teisel kursusel. ja see on siis 3. osa, käisime 3. kursusel või tähendab, mina käisin, Anu käis teistmoodi. Anu käis Universumi koolis ja siis kuskil on seleniiditeraapia ka. ja siis on mul ta on nii kavala näoga, kui ta oma asjades sobra paneb. ta otsis mulle enne kive ja saad aru, mul peab olema see asi, mul peab olema see asi. nagu väga lahe. Vau. mul on sellised lapikud kivid, nendega teen kristallmassaaži. okei. Seda ma ei teadnud, võib-olla sa rääkisid, aga näed, unustasin ära. ei, ma ei ole sellest rääkinud, ma olen seda väga vähe teinud. miks need on erinevärvilised? no need on jälle keskuste kivid, on ju. vaata, see on selle. sina räägi mulle nagu, kui mitte teadlane, sellepärast et meid vaatab nii palju erinevaid inimesi. sina ära ütle, et sa ju tead. siin on palju inimesi, kes esimest korda. selge. oi, kui kihvt see on. see on nüüd seleniit. nagu nii. seleniit pidi uue ajastu kristall nüüd olema, enam ei ole kristall, nüüd on seleniit. vaata, kui huvitav. ja siis on roheline aven. nagu mega huvitav. kuule, kas saaks seda kivi ka näidata, mis sa ütlesid, sinu lemmikkivi? jaa. äkki see on, kui ma nüüd keerutan valguses, oota, näita seda ka. ja see on roosa seleniit. ja teate, kui mõnusad, mugavad käes. mina ei ole üldse nende kristallide asjatundja. nagu väga mugav, mõnus suurus, et ma arvan, et massaažis on see nagu väga hästi tunnetav. täna kusjuures sul oli, vaata, sa panid vist ühe asja mulle siia, onju. ja siis, kui sa ära võtsid, ütlesid, et nii kuum on. nii kuum. teate küll seda laulu? oi, kui nupsud. väikesed vardad, nendega ma teen näole. ahah. no ma näitan teile, sest mina näen neid esimest korda. no vaadake, sina, kes sa oled ka kristallidega pikalt nüüd tegelenud, siis ka nii nagu ma ütlesin, pane ka kommentaari, jaga näiteks, mida sina kasutad. et Tiia tuleb ka kommentaaridesse jagama ja lugema, et võib-olla saate siin näiteks üks-ühele midagi teha, võib-olla saate üks-ühele jagada kogemusi, et miks mitte. ma ei küsinud Tiia käest luba, aga Tiia on selles suhtes hästi avatud iga asja suhtes, ma saan aru. seda tahtsin. ei, ma tahtsin, no aga ma näitan. sa võtad seda kus see, mitte kaameraga, see, millega sa vaatasid? ahaa, sa mõtled, millega ma kontrollisin seda. ma näitan seda ja siis ma tahtsin seda, mida ma liigutasin käes ja siis ütles, vaata, kui kihvtid värvid tulid välja. seda. nii, ja siis teate, mis Tiiad, ma pean kohe siia allapoole tulema. ma ei tea, mina nägin esimest korda, no vaadake siis seesama asi ja siis Tiia andis mulle vot sellise asja. võib-olla kristallispetsialistidel on ja siis ma vaatasin läbi selle luubi seda kivi ja siis veel paljusid, kui huvitav see siit seest on. ma ei teadnud mitte kunagi sellist asja nagu päriselt. noh, Tiia naerab, et Tiia iga vaba hetk, tema ei vaata telekat, ta vaatab kristalle no,. ei, ma vahepeal puhkan nendest. ma usun ka. jah, aga vot nüüd sa pead liigutama, ma ei tea, kas see valgus tuleb sealt välja, oleks päike väljas, siis. ma katsetan. tuli juba, vaata. oi, vaadake, kogemata tuli, kohe tuli. nüüd ma näitan, kui tavaline see kivi tegelikult on ja ma olen sellist tavalist kivi näinud poes. mind ei kõnetanud see. vaatame nüüd uuesti. oh, nägite?
kuule, ma vaatasin, mu püksid on sama värvi praegu. on, meenutab, oota, kas ma saan kätte? vaadake, kuidas Tiia ka. käe tõsta ülesse poole. no vot, tahad ise katsetada või? oota, vot. hakkab tulema jah? näed, siit tuli kohe, näed. ja vaata, kui kihvt, selline hästi armas helesinine on siin sees veel. vot, mis kivi see oli? Labradoriit. mis sõna see oli? Labradoriit. Labradoriit. No okei, las ta olla, kivi ühesõnaga, aga muidu selline väga tuim tükk näeb välja, aga tegelikult ma vaatasin niimoodi ka teda, siis oli hästi palju neid sätelevaid asju. aga vot, nägid, taks, tõmbasin alla kohe, põlev. nägid? okei. nii, siis mul on selline küsimus. Või üldse selline, kui noor on kõige noorem, keda sa oled saanud aidata ja millega on siis tuldud või lihtsalt katsetasid? tulin ärevushäiretega, ta käis massaažil ja massöör saatis ta siia. tuli nagu ärevushäiretega, tema oli küll vist äkki 20 või kuskil niimoodi. ja ta käis ka ikka päris tükk aega, siis ei, ta oli ikka vanem, ta oli 2 last juba, vanem ikka ja siis kui ta läks juba ärevusse, siis lapsed ütles, kuule, mine tagasi kristallteraapiasse. me juba tunneme, et sa hakkad juba närvi minema. aga vara ei olnud. siis tuli siia, lapsed saatsid. okei. aga tema oli ka sihuke jah, aga kõige vanem on olnud 80. ossa. issand, kui vana ta nüüd on, 80. ma ei tea, kellest jutt on, aga ei pea teadma. ei pea teadma. jaa, ei pea teadma. okei. ega vanemate inimestega on niimoodi, et nende energia on niisugune raskem ja nendega peab ikka kauem toimetama, ei ole niimoodi. noortega on hea üks vastu 3 valmis. okei, aga vot nüüd oli huvitav, mis sa ütlesid. kuidas see väljendub, kuidas sina ennast tunned kliendiga siis, mis sinus toimub või kuidas sa saad aru, et on raske või kuidas on kerge? no näiteks kui ma panen käedki peale, ma kontrollin seda. kui ma ei tunne mitte midagi, siis järelikult on see energia täitsa kinni. mõned kohe tunned, siit suriseb, siit nagu käib vool läbi, kuskilt midagi jälle tunned, aga kui ei tunne mitte midagi ja pendel ka ei liigu, siis ta on väga raske. Seisev on. väga raske, siis tuleb hakata puhastama. siis peab hakkama tööd tegema ja tõmbad käe. jah, siis tuleb ja siis tõmban nii nagu sul täna. jaa, vot nägid, tõmbas niimoodi, et sokid lendasid. sõna otseses mõttes. jah, et. aga vaata, see baarsi värk on ju selline, ma olen ise ka baarsi õppinud, nii nagu ma olen ennegi seda rääkinud, paar korda praktiseerinud ja ma tean seda, et räägitakse nendest vahetustest. et siis on ju see, et tegelikult ka sina sa tunnetad neid energiaid, et kuidas ma nüüd küsin, sa ikkagi kuidagi käid ju läbi ka seda kliendi energiat, eks ju? või sa teadlikult, sa tajud ära, et ei, see ei kuulu mulle või sa teed mingit rituaali näiteks ette või kuidas sellega on? no ma teen ettevalmistuse selles mõttes, kui tuleb teraapia, siis ma teen ettevalmistuse endale on ju, no näed, mul on kaitsekristallid on ju. aga ma üritan jah, nagu endale teha mingit mulli ümber, mis iga kord ei õnnestu. ma olen ju käinud teraapiat tegemas ja pärast olen läinud niimoodi öökinud ja oksendanud just ei ole, aga nii paha on. ja siis ma tulen autost välja ja siis ma tee ääres peksan ja taon ennast, nagu autod sõidan. no mis sa teed? taon välja. ja nühin ennast, et noh, tunnen kohe teist raskustest, tulen õhtul koju ja siis lasen vett peale ja siis. tead, kui hea, mida sina ka võid, ma võin. räägi avalikult kõigile. jaa, mida sa võid teha ja kõik võivad teha, on nii hea neid 8 teha. näiteks ongi selline tunned raskus, siis paned vasaku käe südamele, parem käsi, vasaku käe. südame keskusele paned. nii. ja siis hakkad tegema 8 ja ütledki, mis sul parasjagu üleval on. noh, ütleme, et maadlen kõik ärevused, pinged, hirmud, negatiivsed energiat, mis sul kõik nüüd tuleb, siis maandan kõik ära ja tõmban tugevat maaenergiat ja hakkad niimoodi läbi südame ülesse. ma näitan praegu ette. näita ja siis mulle tuleb sisse. see alguses keegi ei taba ära, nii maandan kõik hirmud, eelarvamused, tõmban tugevat maaenergiat läbi südame ja ühendan oma kõrgema mina tarkuse ja teadvusega.
tead, see lause on vaja üles ja jälle töötada. tuled alla ja tõmbad jälle. ütled, oletame, sa ise tunned, mitu korda sa peaksid ütlema ja siis lased niimoodi 8 teha. veel parem, kui sa oled paljajal õues ja siis teed neid 8 ja tajud. ja siis vees jookseb kokku küll, kui ta näeb selja taga, mis seal toimub. tajud ja lihtsalt, no teed nagu täpselt number 8, lased diagonaali siit külje pealt alla, tõmbad ülevalt tugevat maaenergiat, siit teise külje pealt läbi südame ülesse ja tõmbad nagu seda oma kõrgema tarkust ja niimoodi jälle läbi südame ja jälle lased alla. no vot, proovige nüüd seda. ja siis võed 2 kätt ja tänad, ma ei tea, millest sa tänad, aga tänad, et mulle on antud sellised asjad või ma tänan, et mul on nii tore perekond või ma tänan, et Merike täna siia tuli. mina tänan seda, et sina oled olemas, selles suhtes, et te ei kujuta ette, see on nii võrratu selles suhtes, et kui teie ka, kes te nüüd, kuidas ma ütlen, enda näite puhul, ma olen Tuduninnast pärit, läksin siit ära ja noh, mind on selles suhtes juhatatud ikkagi selle asja peale, kus ma nüüd olen. kui sina ka näiteks nüüd, kes sa tegeled siin vaimsusega, aga ma tean, paljud on teil seal Austraalias, kuskil Ameerikas, teie, kes te olete ka minuga ühenduses olnud ja räägite selliseid asju, mida te kõike teete, siis tulge oma kodupaika siia ja tutvuge nende inimestega, kes siin möllavad, selles suhtes, et see oli minu jaoks täielik vau. Päriselt. Et ma arvan, ma tulen sellest veel rääkima. sul tuli mingi mõte? Seda nägid pilte, jah? Milliseid? Siis, kui ma teraapiat tegin, sa nägid midagi, sa rääkisid mulle, nägid pilte, kus sa olid. ja siis tuleb välja. noh, siis alguses ma kujutasin ette, no ma räägin siis, ma mõtlesin niimoodi, et issand, ma Tiiaga olen nii ammu kokku saanud, me räägime siin kohe. nüüd ma küsisin Tiia käest, kas ma saan rääkida? siis Tiia ütleb, ei, praegu ei saa. noh, okei, ei saa ja siis ma juba tunnen, et päris mõnus. kuna Tiia ütles enne, et mul on hästi suur see energiaväli. noh, ja siis Tiia vahepeal ütles ka, et suriseb, siis ma mõtlen, okei, tegelikult ma peaksin hästi olema siin ja praegu selle asjaga, et nii nagu Tiia ütles ka, et ma näitan välja hästi palju selliseid nagu aga sees on hoopis midagi muud. ja siis ma mõtlesingi, et okei, no kuna väga hästi kähku hakkasid need protsessid käima ja siin käis pilte väga palju, siis kui sa ütlesid, vaata, sa jõudsid, kas Baarsiga tulid siia või? jah. siis siin oli hästi huvitav, ma hakkasin siis punnitama, et ma pean nüüd nägema midagi. noh, Tiia ütles, et nagu. ei, ma tegin lõpus ju reikit. vot reikis on teine pilt, seda ma mäletan. ja ma tahtsin natuke rääkida, mis protsessis käis, on ju, ja siis oligi see, et siis ma hakkasin, ma pean punnitama midagi, et nüüd ma hakkan nägema midagi, siis oli must, siis sealt mustast tuli mingi vikerkaar välja ja siis korraga ma kadusin arvatavasti ära, noh, nagu siis ma enam ei pingutanud, siis korraga oli, kõik läks valgeks ja siis sina hakkasid taga nagu niimoodi. ja siis ma mõtlesin, et no näed, et ei ole vaja punnitada. ma pärast vahepeal ütlesin sulle ka, et ma nagu natuke punnitasin, et peaks nüüd äkki nägema midagi, tahaks ju näha. aga siis, kui läks hästi suureks action'iks meil vahepeal, sest siin arvatavasti toimus mingi väga tugev protsess, et noh, et te aru saaksite, siis siin oli, ma ütlen, et midagi enneolematut, mis hakkas minu sees liikuma siis, kui Anu hakkas neid kerima neid asju. Sest peale seda, kui tuli nüüd see reiki seanss, siis hakkasid väga huvitavad asjad toimima. ma ütlesin Tiiale vahepeal, et ma jõudsin koju. on ju? siis ma tahtsin veel nii hullult kirjeldada, kuhu ma jõudsin, aga siis ma mõtlesin, et okei, Tiia ütleski mulle, et nüüd naudi seda, mida sa näed või vaata edasi. ja siis ma vaatasingi ja siis mingi hetk ma hakkasin nutma, ma mäletan, ja siis mul oli armastus täis, kogu see süda oli nii armastust täis ja ma mõtlesin, ma tahan kõigile seda anda nagu. ja ma olingi pilv, üks osa pilvedest ja mingi hetk ma naersin seal, siis ma nägin seda, et mul ei ole üldse käsi ja jalgu ja ma mäletan seda, kas Ave Losman tegi mulle seda hüpnoteraapiat, siis ma jõudsin ka nii kaugele, et ma olin pilv. ja siis ta ütles, et paljud näevad seda, et on pilved. aga siis mul oli kuidagi nii lahe ja chill, sellepärast et ma olin vot selline roosa kvartsi vot pilve sees olin ja meid oli justkui palju, aga mitte kedagi ei olnud.
ja mul oli hästi lõbus kogu aeg ja siis ma olin täis armastust, aga see on ka ju armastus või selline, ma ei tea, kas on roosa kvarts või? ei ole roosa kvarts. Vabandust, ma näitan sinna peale. see on see orhidee kaltsiit on see. Ah, see on nii uus asi mulle. sul on endal see roosa kvarts siin. No sellepärast ma räägin. ja, aga vot sellised asjad, et see oli nagu nii hea selline nagu ja ma küsisingi, mis see reiki nagu teeb, onju. Ja siis sa ütlesidki, mida see reiki teeb. No reiki ma kanaldasin nagu reiki valgust ja armastust sulle. Aga jaa, siin väga paljud ju on siin teraapia laual. Meil on arvete laua all, sellepärast me näitame. Ja siis see ütleb ka, et tead, et käsi kadus ära, mul polnud kätt. Või teine ütleb, et issa, mu käed tõusid niimoodi üles kõrgele, sest teen silmad lahti, vaatan, ei käed on all. Mõni ütleb jälle, noh, nagu jalgu ei ole ja. Aga inimesed millegipärast ehmatavad ära. Mul üks, noh, ta ei olnud tüdruk, aga mingi 30-aastane. Tema nägi, kuidas tema kukub. Ja pärast teist korda ta nägi, et ta kukus veel rohkem. Ta kukus niimoodi ülevalt alla, et ta nägi maad. Ja siis ma ütlesin, tule 3. korda veel, et vaatame, kuhu sa jõuad. Aga ilmselt see hirmutas teda nii ära, et ta ei tulnud. Mõni jälle tõuseb kuskil üles, mõni kukub alla. Aga noh, ma arvan, et seal polegi eriti nagu tähendusel nagu olulist pointi, vaid see, et ta nagu laseb ennast vabaks ja ta ka pilte nägema, et ta vähemalt tajub seda. Jah. Aga noh, jällegi mina arvan niimoodi, et oleks võinud ikka 3. korda veel või nii kaua tuleb, kuni ta oleks jõuab kuhugi. Kuhugi jõuab, jah, just. Praegu ei see nagu kuskil rippuma. Aga eks inimesed erinevad ja tunnevad erinevalt, jah. See on nii, nagu mina ütlesin, et kuulge, me võitsime midagi täna ja siis Tiia ütleb, Merike, ühest korrast ei piisa. Nüüd sina tegele veel endaga siit ja siit edasi. Okei, jah, noh, kuulan sõna, et selles suhtes vaatame, kuhu edasi läheb, et võib-olla tulen veel tagasi siia. Selles suhtes, et mis siin toimub, et ma saangi aru, et vaata, see oli minu jaoks täiesti uus kogemus, midagi väga sellist enneolematut ja tegelikult siis 3 asja nagu korraga saada. Ja see oligi vajalik, seepärast, et ma usaldasin seda, et sina juba tead töö käigus, mis on vaja selleks, et midagi veel nagu lõpetada või jõuda nagu sinna nagu jalad maa peale. Ja kõik need asjad, te ei kujuta ette, milline teenindus see oli sõna otseses mõttes, sest mul olid silmad ainult kinni ja ma kuulen kogu aeg, nad veel nii hiirvaikselt kogu aeg liikusid siin. Midagi ma sain aru, et mingi mõttekeeles, teine telepaatiliselt te suhtlesite. Midagi ma tajusin, seepärast, et õhus ju liigub kogu aeg see lugu ja siis juba mingisugused väiksed. See tähendab seda, sa ei olnud keskendunud endale. Sa ikkagi kontrollisid, mis su ümber teeb. Loomulikult, issand jumal küll, ma ei saa olla niimoodi, et ma ei tea, ma justkui nagu tean ja ei tea ka. Aga tegelikult vaata see, mis ma arvan, mis on hästi oluline, sest kõik vajavad seda turvatunnet. Ja ikkagi mingisugune, me oleme emad ju, mäletad, kui lapsed olid väikesed, kogu aeg öösel ärkad üles ja mees kõrval ei saanud arugi, et juba kas midagi oli nagu. Lihtsalt meil on see, et meil on vaja, et meil on kõik korras ja see õhkkond on väga turvaline. Mis siin toimub ja tegelikult ma ütlen ka see, et teie jagage ka palun, kes te teete neid asju ja kogemusi nende reiki kogemustega. Aga siis jälle selline küsimus, et kas oled saanud, no sa ütlesidki, et üks skeptik vist oli, aga kas keegi on niimoodi ka tulnud, et kuidas ma. Ei no eks see skeptikuid ju oli ju praktika juures, kui ma hakkasin algust tegema, siin oli ju neid mitu tükki. Ja siis ära sa ütle, et ma siin käisin. Ma tahtsingi veitsa nagu skeptikute sellist mingit asja tead. Ma ütlen ei, kõik see, mis on, jääb siia, ega ma ei ütle üldse, kes mul käib ja kas käib, ma ei räägi sellest. Aga see on nii pull jah, et ei ütle. Et tema umbes selliste asjadega ei tegele või kuidagi niimoodi, no muidugi. Ega see nii kerge ei olnud ka neid inimesi siia kutsuda, kelle peal ma praktikat saan teha. Hakkasin vaatama, Anul on kristall, Mannil oli kristall, sellel on ka vaatan käevõru. Sa hakkasid natuke jälgima, kellel on mingi võrusid. Aga noh, mõni oli kohe, mis jama sa mulle ajad. Tule proovi. Huvitav lugu. Sõbrannad tulid siia. Ja siis üks sõbrannadest ei teadnud ka kristallides midagi, mitte midagi. Saunasime õlut ja noh, nagu ikka, plä ja prilla ja järgmine hommiku ütleb üks sõbranna, kuule, ma ikkagi tahaks seda kristallteraapiat. Ma ütlesin, hei.
kuule, eile panime pidu ja sina tahad, noh, ega me keegi purjus ei olnud, aga ikkagi vahet ei ole, kui ma joon seal ikkagi šampust või õlut, siis ma ikkagi teraapiat järgmine päev ei tee. Aga noh, ma ütlesin, kui sa tahad heida pikali, ma panen kristallid peale ja ise tunnetad. Noh, kuskil tund aega oli. ärkab üles, ta ju jäigi magama nagu tukkus siin ja siis ma ütlesin, no kükitan, ka oma põlve pärast tuli. Kükita. Ei, mina ei hakka kükitama. Mis asja nalja teed, ma ei saa siit püstigi. Ma ütlesin, võtad laua küljes kinni, tõmbad ennast üles ja vaata, kui palju küll me sul püsti tõstame. Samamoodi ütles, et kuskil 1,5–2 aastat esimese korraga, kus ma ei puhastanud, ma ei teinud mitte midagi, ainult kristallid olid peal. Ja põlvevalu ütles, et läinud ja ütles, nüüd saab trepist üles minna, trepist alla minna. Ütles, et uskumatu, et see kristallteraapia, minule ta ütles, et kristallteraapia oli parem isegi kui see 200-eurone süst. Telefonis kuskil sõnumis olemas ka, mis ta mulle kirjutas. Ja, aga vaata, see oligi nii, et te tegite nagu umbes naljaga poole. No davai, paneme peale. Ega tema ka nagu väga, tahaks ka proovida, on ju. Aga siis näiteks kui põlvevaluga või põlvevaludega või seljavaludega, kas sa paned siis sinna koha peale just, kus on valud? Ja, ma kasutan ja kas panen selja alla või. Muideks, mina sain oma seljavaludest lahti, kui ma hakkasin kristallteraapiaga tegelema. Ja kusjuures, vaata, ma ei tea, kui palju sa tead sellest, vaata, mul oli see avarii, on ju. Ja siis mul oli ikka hirmsas selja olnud, ma lausa lonkasin, on ju. Ja siis, eks see diskivärk ole siiamaani. Aga ma hakkasin kristallteraapiaga tegelema, mul on kadunud seljavalud. Issa, kui hea tähelepanek see on. Jah. Ja mis teine tähelepanek on veel? Ütleme, kui vanematel naistel see menopausi aeg tuleb, see aja pigistama. Ja panen kohe kristallid peale, teen omal teraapia ära, tükiks ajaks rahumajas. Alles nüüd räägib seda. Aga seda ma kohe alguses teha. Okei, aga siis kuidas sa siis selles suhtes lähed ise lebama, paned endale kuidagi mingi teatud kristallid, mida sa ise nagu tunnetad? Okei, aga siis ma küsin, kas kristallid peavad olema kõik sellised ilusad joonistatud või võib panna siis sellised igasugused... Muidugi, tead, jälle, ma ütlen blondi loogika. Ja siis ma vaatan, sul on nad nii ilusad siin, no on sellised tooremaid versioone ka, aga sellised ilusamad. Ja minu peal ma ei tea, mida sa kõike kasutasid, aga kasutasid ja siis ma mõtlen, minu loogika ütleb, et ainult ilusaid nunnusid peab panema, aga no tegelikult, kui sa ütled, et on sellised asju, mulle neid ka kodus. Okei, ja siis paned peale. Andsin siis selle musta turmaliini, ta oli väga katki. Miks ta oli, seda ma ei räägi. Inimene oli katki? Ja andsin talle musta turmaliini. Ja järgmine päev tuli, see oli mõrad sees. Neid lugusid ma olen ka kuulnud kuskil. Ja siis mõned plahvatab kohe. Ossa. Oleneb siis hingelt, kui katkine sa oled. Nii kurb tegelikult. Ja nagu päriselt ütelda, siis väga kurb. Ja. Et mina ütlen küll, et kui sa... huvitav lugu jälle. Ei, see on hea, kui räägid lugu. Mul on vend, kellel pole jalgu ja tal olid need fantoomvalud. Ja siis ma ütlesin, et okei, ma panen sulle kristallid. Mis asja, hakkas tulemas ja ma ütlesin, no nad ei sega, kui nad sul voodis on. Paningi voodis sinna köntide juurde, et las nad olla. Nädal aega möödas ja no kaua need kristallid peavad siin olema? Ma ütlesin, rahune maha nüüd, las ta olla, kas nad segavad sind või? Ei sega. Ma ütlesin, las nad siis olla. No lasin veel paar nädalat olla, siis vaikselt küsisin, aga juba teadsin, et tal ei ole enam, sest ta kogu aeg kurtis, et kuule jälle, kas varbasse lõi valu või põlv valutas, kuigi tal neid ei ole, on ju, ja siis jälle, et talla alt sügeles või kogu aeg ta alati rääkis mulle. Ja siis mõtlesin, ta pole ammu kurtnud mulle, küsin ta käest. Mõtleb, räägib. Kuule ei ole jah, kuule kuskil on kadunud jah. Issand, kui huvitav. Ja peale seda hakkas tema ka kristalli usku. Tundis köntidel sellist tuima nagu tuikamist, tuiamist on ju. Siis ta võttis kristallid, tal on sellised lüükesed püksid taskuga, püksid pani kohe kristallid tasku, läks ära. Ja peale seda enam ei ole tal siiamaani olnud ühtegi fantoomvalu. Ja siis tal on õla kulumine.
ja kusjuures ta pani sellise kristalli, milleks mina poleks iial sinna pannud. ma viisin talle mõned kristallid sinna, et pane peale, las ta olla, vaata televiisorist, las ta olla. Ma räägin, miks sa selle nagu siis siia panid? See võtab mul selle tuiamise ära siit õlaliigesest. Okei. Ise intuitiivselt pani. Sa viisid mingi väikse valiku ja tema ise võttis ja pani endale. No siit ma kohe küsiksin sellist asja, et vaata, no, on erinevad sõltuvused näiteks, no ütleme sellised leebemad, ilusamad on siis magusasõltuvus, on ju. On siis ka, ütleme, kellel on alkoholisõltuvused, suitsetamised, kõik muud asjad. Kas ka kristallid sinna võiksid aidata? Aitavad, olen kuulnud, et on aidanud, aga sa pead sellega arvestama, et see võtab mingi 3 kuud aega. Sa pead kogu aeg nagu kristallist puhastama, enda ligi hoidma. Ja sa pead teadlikult sellega tegelema, kui sa nagu tahad millestki lahti saada. Aga see ei ole niimoodi, et nädal aega ei toimu mitte midagi, viskad minema. Ei, 3 kuud raudselt. Ja see on nii nagu minu puhul siis, mulle meeldivad kristallid, siis ma ostan neid, siis ma panen nad kuhugi ja ükskord ka läksin kristallipoodi ja siis küsisin ka selliseid mingi igasuguseid asju ja siis ta ütleb, et no sellest eriti abi ei ole, kui ostad kristalli ja paned ta lihtsalt riiulisse. Päriselt või? Ma ei teadnudki. No, et peab puhastama ja talle igasuguseid asju ja panema peale ja liigutama. Jah, et selles mõttes nii no ma ongi. eile käisin seal ja oli vaja Jõhvis, mul pidin ootama seal 3 tundi ja siis nägin, noh, ma nimesid ei nimeta, nägin ühte naisterahvast, kes kunagi elas Tudulinnas, nüüd elab Jõhvis ja siis läksin talle külla. Ja siis ta hakkab mulle näitama kristalli. Kuskil karbi sees, kuskil sahtlis, kuskil kotis. Mis sa teed? Miks nad sulle seal on? Lihtsalt vaata, ilusad on, noh. Ja siis hoiad niimoodi. Ma ütlesin, jumal, ta on nii ilus. Noh, vähe väiksem see seleniidi selline lapikkivi on ju. Pane sa räägid, sa öösiti ei maga. Võtta selenit enda kõrvale. Mis sa... Pane taskusse, pane rahakotti, puhasta, tee, tegele, räägi, tee enda omaks need kristallid. Siis vaatab mind ka siukse näoga. Ahah. Vaata, siin on jälle selline lugu. Nüüd nagu natukene rääkisid minust. Väga tuttav lugu on. Siis mul on ju ka, mul on küll öökapi peal on, ma ei tea nende nimesid, aga on seal üks ja siis vahest ma võtan kätte. Ma ostsin veel sellised mingid südamekujulised, millega saab nagu siin nägu lihvida. Noh, tead, et parim enne möödas, et siis peaks selle peaks ära tuunima kuidagi. Tõmbab kortsust. Jaa, kõlblib kuni, et selle saaks ka selline maha. Aga jaa, et mina olen ka selline pigem olnud, et mul neid nagu on, aga ma nagu ei ela nendega, aga peaks elama selleks, et siis tegelikult ju nii nagu sa ütlesidki, et võtad sellise, mis sa nagu soovid ja hoiad rohkem enda küljes, mida sa tajud, eks ju. Jah, tee enda omaks nad. Ütle taotlus neile või, aga see on ka see, et kui sa nüüd teed mingi kristalli enda omaks, ära teistele anna seda. See on sinu oma, hoia enda ligi. See on kaardipakigagi. Jah. Okei, väga huvitav. Nii, aga siis Tiia, nüüd siin on väga palju meil juba räägitud. Kui nüüd keegi on huvitatud sinuga ühenduses olla, siis kuidas seda oleks mõttekam teha? Facebookis võib-olla kirjutada, sest või meili peale. Ja Facebookis sa oled Tiia Mesi nime all. Ja siis, mis on meilis, kus sa oled? Mis aadress? mesitiia1@gmail.com. Ütleme praegu. Jaa, kus see 1 tuli sinna? Miks? Pidi panema mingi numbri selle pärast. 1 kohe, jah. Kõige parem ikka, on ju. Esimene. Ikka Essa Mesi Tiia. Jah. Jaa, mis sa lõpetuseks tahaksid meile ütelda või on veel mingeid mõtteid? Ma ei tea, mis ma isegi lõpetuseks praegu ütlesin, aga me oleme nii palju nagu selles suhtes saanud olulised asjad ära öeldud, aga... Tead, ega sa ei saagi nagu väga soovitada teistele, mis ta peaks tegema, on ju. Ongi, noh, nagu sina kristallidega ütleme, kui sa tunned tõmmet, tee enda omaks, räägi nendega, taotle. Pane taotlus sisse, tee enda omaks. Aga sa ei saa ju nagu öelda, et kuule, see aitab. Pane, võta. Ja siis läheb veel närvi, kui vaatad, sõbranna on võtnud mingisuguse pool vääriski ja ütled, et ei, issa, mis sa sellega jandid, võta ikka see. Et igal ühel on oma energia, nii nagu sa ütlesid ka, on ju. Sest sa kuidagi mulle ütlesid, ma valisin mingit asja ja siis ütled ka, et no vot see kristall äkki sinuga töötab teistmoodi kui minuga.
ja mingi vihje sa andsid, sest sa nägid minu ju välja, on ju. ja igaüks peab ikka endale ise Mhm. valima, ei ole nii, et mina annan, sest mina tunnen hoopiski teistmoodi kui sina. Ja siis need, mis sul siin on, ma mäletan, kui me tegime sinuga videokohtumise, vaata selle analüüsi ja siis kuidagi meil tuli jutuks, et sa puhastad neid. Kuidas sa Ja. veel neid puhastad? Et sa ütlesid, et nad on puhastuses praegu või ei, laadimises, sa ütlesid laadimisel. Laadimises ja no ma olen ikkagi täiskuu, kui on ikka täiskuus, panen akna peale, sätin nad laadima. Aga kõige parem on tingsad ja mõnikord, kui ma tunnen, noh jälle, kui ma tunnen vajadust, on ju, siis ma võtan selle kristalli ja selle küünlavalgel, et puhastab negatiivsest energiast ja laeb positiivse energiaga vastupäeva, päripäeva. Et vahepeal, kui ma teen ju seda reikit ka, siis vahepeal peab käsi puhastama, tunned on ju, et siis ma teen selle küünla kohal. No tegelikult ma teen selle seleniidi küünla kohal vahepeal puhastan käsi. Või siis lähen pesen kraaniveeseebiga, nagu täna tegin. Nii must oli sealt ära ja kohe ütles otse välja, käis seebiga pesemas. Ta siin mässas kogu aeg, saad aru. Ja, aga see oli nii kihvt. Mis kivi see on, see sinine, on see lihtsalt niisama kivi või? Sa mõtled seda või? Tegelikult ei mõelnud seda, mõtlesin küünlajalale. See on sodaliit. Okay. Issand, kui hästi sa tead kõiki nimesid. Aga mis see on siis nüüd? Süstikeood. See, kui ei maga, pane omale öökapi peale. Okei, ma magan hästi. Ma magan kähku. Seda kähku, panen kähku magama, kähku ülesse. Kiire on, nii huvitav on elu. Maha ei magaks. Ja need, mis kuulid need on? Mäekristallkuulid ja see on seleniidikuulid. Et olen teinud ka eraldi seleniiditeraapiat, kui noh, inimene ikka ärevuses, ma teen puhtalt seleniiditeraapiat. Aga oota, siin ma veel küsiks, mitu aastat sa oled sellega tegelenud? 2018, ehk saab 10 aastat varsti jah. Ei ime, saate aru, ükskõik mis kivi ma näitan, ta kogu aeg ütleb ta-ta-ta-ta-ta-ta, kõigi nimesid teab. Uskumatu. No tead, ega ikka mõni kivi läheb ikka meelest ära ka, ega siis ei jää kõike meelde. Aga no ikkagi põhivahendid, mis sul on juba omaks tulnud ja sa ju tegelikult tajud väga hästi, nii nagu sa minugi puhul neid tõstsid, tegid, vahetasid, sa lausa kohataju ära, sest minu meelest sul on väga hea seegi taju, vaata, kui sa ütlesid, et sa teed selle mingi no ikka jah, häälestan ennast. Häälestad ja, sest siis sa juba tegelikult hakkad tajuma seda inimese energiat ka väga hästi, juba sellised natukene võib-olla valukohti või mingid. ei, ma tajun siis, kui ma tegelen sinuga, aga mul nagu, kui ma nüüd häälestan ja mõtlen su peale, siis ja hakkan neid kristalle siia panema, laadima on ju, enne kui sa tuled, siis ma nagu tean, mis ma siia panen. Et ma nagu sind niimoodi, et ei tunne, et sul kuskil miski on, kui ma tulen sinu juurde, hakkan teraapiat tegema, vot siis noh, nagu täna tundsin, on ju. Et siis ma hakkan tundma, et siin või seal mul on jah olnud küll, et lööb siia valu ja tema ei tunne ise mitte midagi, aga minul on valus. Ja see oli ka huvitav, mis sa ütlesid, seepärast, et paljud energiatega töötavad inimesed ütlevad seda, et seansile tuleb näiteks täna kell 12 inimene, aga ta juba tunneb eelmine päev, hakkab tundma mingit mingeid asju. Ja nagu sa ütled, siis hakkad sealt karbist välja võtma, nagu lihtsalt sa tead, et tuleb nagu klient X on ju ja siis hakkad mingid asjad tulema, mingid need kivikesed. No vahepeal tuleb, ma ei ütle, et kogu aeg, aga vahepeal tuleb, ma kui alustasin seda, siis ma läksin oma Haapsalusse täditütre juurde ja siis ütlesin, et otsi mulle 2 klienti, siis ma olin ise nii põnevil, ma tahtsin kohe teha. Ja siis oli ka üks a la 60 kopikaid peale, et tahtis seda teraapiat ja saad sa aru, ma teen talle teraapiat ja mulle tuleb armastuse kolmnurk. Ise mõtlen, mida kurat, üle 60-aastane, mis armastuse kolmnurk ei saa olla ju. No ja tuleb jälle armastuse kolmnurk ja siis mõtlen, siis ma pean vist ikka selle välja ütlema. Minu jaoks ka uus kogemus. Ja ma räägin, et mina ei tea, aga ma pean selle välja ütlema. Tuli armastuse kolmnurk. Ma räägin, mis on jah, armastuse kolmnurk. Ma olen päriselt või? Ma ütlen praegu lampi, et ei saa olla tõsi. Jaa, meil on jah üks mees ja 2 naist ja umbes selline. Issand. See oli ka selline vau. Jaa, aga mõtle, kui põnev, nii nagu sa ütlesid mulle ka täna ühe asja, mida sa tunnetasid ja siis me rääkisime sellest, et ikkagi jookseb info, tahad või ei taha. Jookseb, ikka jookseb jah. Aga eks vaata, kui sa tegeled sellega,
ma väga ei taha tegeleda sellepärast, et puges sisse mulle siia üks asi. Ja siis ma olin ju halvatud täitsa voodis öösel kell 2. Ahso. Plõks silmad lahti. Mõtlesin, mis see nüüd oli. Just tunnen, kuidas tekk tõuseb. Vaatan, ei tõuse. Ja siis tuli niimoodi. Tunned siin nahal niimoodi. Ja ma ei saa liigutada, tahan Tiitu appi kutsuda, ma ei saa karjuda, ma ei saa mitte, ma olen täitsa halvatud. Aga kuna ma teadsin nendest asjadest, siis ma mõttejõul röökisin, karjusin. Et samad asjad on ju. See, mis sa mulle ütlesid täna. Ja siis ta nagu läks ära. Mis sa arvad, ma julgesin kellelegi rääkida või? No ma julgen lastele öelda, ma julgen mehele öelda, korja oma jama ära, siit lõpeta ära. Pane botiik kokku. Jah, ja lapsed ei tuleks siiagi. Aga läks siis 1,5 aastat mööda, siis ma rääkisin neile. Siis siit jällegi küsimus, et kes inimestega tegelevad, energiatega tegelevad, nii nagu minul näiteks on nii selline nagu energiaväli. Mida sina soovitaksid näiteks teha, kas tassida, kas midagi taskusse panna, midagi, midagi? Jaa, muidugi kindlasti jällegi intuitiivselt valid, on ju. Aga need kaitsekristallid jällegi on ju, minul on selline, mustad on tegelikult kaitsekristallid, aga selle mustaga peab jälle olema väga ettevaatlik, et see must turmaliin näiteks ei sobi igale ühele. Hematiit ei sobi igale ühele. Et sa pead ise tunnetama seda ära. Siis mina Soomes tutvusin ühtede naistega, ma vist rääkisin ka siin mingi energia. Ühesõnaga Eestis on ka see asi olemas. Ostsin sellise komplekti, see on kaelas. Ja siis on. Siis need 2 ja need 2 on ju, siis see tekitavad nagu kolmnurga. Mis siis oli? Selline kolmnurk. Ja siis sa oled nagu kaitstud sellise, mis laeb kogu aeg mul siis nagu energiat, hoiab nagu tasakaalu, bla, ma ei tea kõike. Sina muidugi asjapulgana võid ütelda siis, mida need tegelikult minuga teevad. Täidavad see on minu enda tehtud. Oi, kui tore. See on puhas selle rõõmu armastuse kristall ju. Aga ma ei tea, ma nagu kahtlen nendes. Jaa, saite jah? Maksis sellist pappi veel, et sa teaks? Ei, ma pärast vaatan. Tead, kui palju tehakse järgi. Et pärast vaatan, kui mina ostan omale ka see tavalisi käevõrusid, ega ma ei osta kogu aeg sellepärast, et nad puhastab mind laadi. Ilusad lihtsalt. Jaa, ilus on. Siis mõni vaatab küll, mis asja sa ostad plastmassi või? Ma ostan jah, vaata kui ilus see on. Mina ostan ka, mul ei ole vahet. Selle ma tegin, meil oli üks meistritubla, siis ma tegime selle koos, et kas siin on mingi kaitseelement olemas või? Selle kaitse. No kui ei ole, siis äkki valetad vähemalt, ütled, et üks sinine on näiteks. Jaa, just. Ütle midagi välja, see kuldne värv on äkki. No üldiselt kaitsevärv on ikkagi tume selline. Muideks oleks sul tiigrisilm siin sees. Tiigrisilm on ka siukene. Oota, minul on mitu tiigrisilma. See on täis tiigrisilma ühesõnaga. Mul on tavaline, mul on punane ja mul on sinine, mul on mitu tiigrisilma siin. Et oleks nagu siukest tumedamat. Mul on tegelikult siis Näe, ma ise katsun, ma ei tohi katsuda. Pärast puhastab. Ja siis teie näiteks ka podcast'i, kui te vaatate, kui ma teen, siis mul on vahepeal erinevad asjad käes. Mul on tegelikult kodus sõrmused tiigrisilmaga, mul on 2 erinevat, siis ma panen ja ma ka intuitiivselt tunnetan, siis kui tuleb see, mul on salvestuse hetk, täna ei tunnetan siin midagi, täna on see kõik siin segamini, ma arvan, täna plahvatab midagi reaalselt siin Tudulinnas, väikses Tudulinnas. Loodame nagu heas mõttes või lööb midagi õige. Aga jaa, ma ka tunnetan aeg-ajalt ja mõnega tahan kohe, mul on kodus sellised mustad ka tehtud, spetsiaalselt mulle mõeldes on ka tehtud, siis vahepeal vaatab see must. No okei, pole midagi, teeme ära, vaata. Vaata, kuna sa tegeled ju hästi palju, käid välja, sa käid erinevates kogukondades, et sul peaks tegelikult küll olema. Aga see, mis nüüd siin on pandud, ma panin täna siia alla ühe asja. Mis kivi see on? See on lepidoliit. Mis see tegi? See on rahustav. See stress või ärevus või pinge või see on. Kaitseb ka muidu või? Ma arvan küll, jah.
kui sina ütled talle, et kaitsed mind, hoia ja kaitse mind, siis ta hoiab ja kaitseb, anna taotlus. ja ma tegelikult tean, nii paljud praegu mõtlevad, et ei tea, mis kaitset vaja, et saab kõrgema minu käest ka ju paluda kaitset, et me oleme nagu kõrgema mina peal. ma lihtsalt küsin sellepärast või räägime just Tiiaga sellepärast, et teate, vaatajate seas on palju erinevaid inimesi ja uskuge mind, kui mina või Tiia või keegi teine külaline, me hakkame mingitel teemadel rääkima, siis tähendab, keegi teist mõtleb selle asja või selle teema peale, nii et kõik teemad on vajalikud. vot niimoodi. ja muidugi kommenteerige teie ka, milliseid kulinaid teie kannate, kas nad on siis poolvääriskivid või on üldse briljantid, kulda, hõbedad või siis lihtsalt see, et ehe on ilus. jah, kõik on lubatud. kõik on lubatud, vot. nii nagu tunned, nii teed. vot, ja sellega me selle mängufilmi lõpetame. mina olen väga tänulik sulle, Tiia. mina olen ka sulle selle kogemuse eest tänulik. võimas kogemus oli. see kogemus, sest see, mida me täna läbi käisime siin selle laua peal, see oli bueno. aga tšau teile kõigile, kirjutage Tiiale, kommenteerige siia alla, jagage oma kogemusi, oma oskusi ja näeme järgmises podcastis. tšau. tšau, tšau.